Ma olen praegu Räpina aianduskoolis. Riik vähendas selle kutsekooli eelarvet €500,000 võrra. Kas see tähendab, et tulevikus õpetame me aiandust tahvli ees markeriga joonistades? Haridusministeeriumi uue kutsekoolide rahastusmudeli järgi väheneb Räpina aianduskooli eelarve veerandi võrra. See toob kaasa selle, et pool kooli teenindavast personalist tuleb lahti lasta, mis aga omakorda tähendab, et unarusse jäävad kooli praktikabaasid, ehk praktilise õppe andmine muutub võimatuks. Kutseõppe on praktiline. Kriiditahvliga ei ole mõtet kutseõpet teha, et siis seda kutsehariduseks nimetada ei saa. Järelikult meil on tarvis kõiki neid praktikabaase. Ja meie praktikabaasid on valdavalt ümber koolimaja. Kõik need 37 hektarit, põldusid, aedasid, parke, istutusalasid, kollektsioonaaedu. Täna õpib Räpina aianduskoolis 650 õppurit. Aga kui oluline ikkagi on see praktika siin seda aiandust õppides? Räägi sellest. Selles mõttes teooria on üks asi, aga päriselt see, kui sa aias ikka tööd teed, siis sa selle käigus õpid palju rohkem. Et nagu mingi, ma ei tea, bioloogilised asjad, seda õpiks küll klassis, aga päriselt mingi nagu töö tegemisse õpid ikka tööd tehes, mitte tahvli taga. Käed mullas ikkagi? Ja, see on ikka hea tunne ka. Ja. Lõpuks me tahame saada ju Eesti maasikat, mitte Kreeka või Hispaania oma. Samamoodi me tahame saada Eesti tomatit, mitte Hollandi oma. Ja need oskajad inimesed tulevad kõik siit. Räpina vallavolikogu esimesena Liin tõdeb kurvastusega, et haridusministeeriumis ei saada aru Räpina aianduskoolis õpetatavate erialade olulisusest ja kooli tähtsusest Kagu-Eesti piirkonnale. See on väga sügavalt juurdunud ja nagu läbi põimunud Räpina sajandipikkuse ajalooga, et selle kooli kaotus oleks meile korvamatu kahju. Ja raha hulk, 500,000 selle vähenemine ei võimalda kooli enam jätkusuutlikult majandada. No mul on see sõnum natukene kurb ikkagi, et tulin siia ikkagi õppima ja teadmisi saama, et loodame, et lähima 3 aasta jooksul see kinni ei lähe, et sooviksin ikkagi enne ära lõpetada selle kooli, et loodame ainult parimat. Räpinas koolitatakse oma ala spetsialiste ning õpilased on saavutanud häid tulemusi rahvusvahelistel võistlustel, nagu Euroskills ja WorldSkills. Riik rõhutab pidevalt, et kutseharidus on prioriteet ja kutseoskustega inimesi on meil väga vaja. Samas näib, et riigi sõnad ja teod lähevad siinkohal aga väga lahku. Sõnad ja teod lähevad vägagi kokku. Selles mõttes, et meil on ikkagi üks riiklike prioriteete on õpilaste saamine kutseharidusse ning selleks, et õpilasi saada kutseharidusse pärast põhikooli lõpetamist. Siht on jõuda aastaks 2035 40% põhikooli lõpetajatest. Tuleb ka neile pakkuda erialasid. Sõnades propageeritakse kutseharidust reaalsuses. Tehakse pigem gümnaasiumihariduse, riigigümnaasiumite heaks neid tegelikke samme. Näiteks läinud aasta liitis haridusministeeriumi Hiiumaa gümnaasiumi ja ametikooli. Siis rääkisid kohalikud ja kooliõpilased TV3 uudistele, et on sellele väga vastu. Kuid riik ei võtnud seda kuulda. Kas te tunnetate praegu, et teie häält nagu võetakse kuulda seal kaugel ministeeriumis või tundub rohkem nagu jälle see teerulli taktika? No vähemalt siiamaani ei ole kõik need visioonid ja asjad, mis on minu käest küsitud, need ei ole muutnud HTM-i seisukohta, nii et tõenäoliselt ei arvestata väga. Meil on Hiiumaal 2 tugevat iseseisvat kooli, Hiiumaa gümnaasium ja Hiiumaa ametikool. Et selleks, et 2 kooli saaksid omavahel mingisugust koostööd teha, selle jaoks ei ole vaja neid kokku lükata. Toona kaotati ka aianduse erialad Hiiumaa ametikoolis. Siis toodi põhjenduseks, et Räpinas on ju suur aianduskool ja minge õppige seal. Tasuta õppimisvõimalused aianduse erialal, see tähendab aednik, floristika, maastikuehitus. See on samamoodi keskkonnakaitse tegelikult. See on võimalik ainult Räpina aianduskoolis. Kuskil mujal Eestis ei ole võimalik põhikoolieksetel õppida neid erialasid. Ja samamoodi neid tasuta kohti on meil ka täiskasvanutele ja gümnaasiumilõpetajatele. Aga just täiskasvanud õppijate suur osakaal Räpina aianduskoolis on pinnuks ilmas ministeeriumile. See olevat ka üks põhjus, miks rahastust Räpinale vähendati. Eelkõige see suur arvestuslik puude tuleb eelkõige õppijate pealt. See lihtsalt tähendab seda, et Räpina aianduskoolil on tarvis siis ümber korraldatud õppe. Senine täiskasvanutele suunatud tasemeõppe siis ümber korraldada kas mikrokraadi õppeks
või siis täiendkoolitusteks, mida on siis võimalik pakkuda ka raha eest ning suunata siis oma õppe jällegi põhikoolijärgsele õppijale. Et põhikoolijärgne õppija statsionaarses õppes, siis see tähendab ka rahastuse suurenemist. Eesti haridussüsteem on üks suur laev, mida ei saa niimoodi pöörata, nagu seda praegu tehakse. Et kõiki neid kursse peab seadma aeglaselt ja siht peab olema selge. Aianduskooli direktori jaoks on arusaamatu, kuidas sai ministeerium uue rahastusmudeli sellest aastast ellu rakendada ilma ametikoole kaasamata. Nüüd on ministeeriumiga kokku lepitud, et keerulisele olukorrale katsutakse lahendus leida järgmisel nädalal aset leidval kohtumisel. Ja me tegutseme igatahes sellise mõttega, et me anname aiandusharidust Eestimaal veel, ma ei tea, sajandi lõpuni, kui mitte kauem.